kuidagi hoidma tšehhidel sabast kinni ja ma usun, et siis me saame ka aina paremini mängu sisse, et nüüd on meil ka rünnakul õnnestumist vaja ja palun väga, kes muu kui Stefan selle ära toob. Vaaks, kes siis kontrollmängus Lätile liiga suuri etteheiteid teha ei saagi tegelikult. Ja Sehnal paneb jälle kaugviske teele ja sisse, nii et tšehhid panevad hästi, aga meie vastame kiirelt. Ja Janari Jõesaar. Valmis ja nii on ka läinud. Jõesaar täiesti vaba. Ja 4 punkti tema arvel, aga see kaugvise nüüd ei lähe. Vaaks saab proovida. Ja kenasti läheb. Ja võrgud saisevad ja ma arvan, et tänast faasis selline katteviga. Neid tahaks vältida. Ja Sehnal tuleb nüüd alla välja, aga Vaaks paneb viskele käe peale ja Sehnalist põrkab pall välja. Kui suudame kaitses selliseid sooritusi näidata vastaste, no ütleme nii, et peatirige. Ja meie ei saanud eelmisel rünnakul palli korvi ja tšehhid kasutavad ära ja vahe on 7-1. Ja vägisi see mäng, kui nüüd väga oluline vise tuleb ääre pealt ja saame 3 punkti juurde. Artur Konontšukilt tulevad. Ei saa viset korvi, tundis, et Raieste suutis ikkagi nii piisavalt käe viskele ette saada, kui nüüd Vaaks sammudega alla välja ja ei saame sealt lauda, aga pall jääb meile. Mängus Sander Raieste esituses. Mees tuleb sealt, nagu näete, hooga ründelauda ja sisuliselt annab sellega meile ekstra rünnaku. Kui ta seda teekonda ette ei oleks 4-3, kui nüüd juba 3,5 minutit on mängitud. Ja õnnestub Stefan Vaaksil. Kannatlikkus on ka kindlasti. Ajasime terve esimese poole ja teise kolmanda veerandaja alguse ajasime ka Tšehhia taga, kuni me siis 4. veerandajal ette saime ja ei osanud seda mängu koju tuua. Ja nüüd on tablool taas viik, aga meeletu töö on ära tehtud, et see seis tasakaalustada. Väiksed puuted ja ikkagi lüüakse pall käest ära. Duaalseid häid sooritusi ja Stefan Vaaks koos Leevet Pökleriga on toodud selle jaoks ka väljakule ja esimese saame. Ja Kotsari arvel 14 punkti. Hästi alla, aga Kotsar teeb tööd ja võidame palli tagasi ja 4-1 olukord ja Kotsar ja viga ja veaga koos 2 punkti ja vabavise tuleb ka veel juurde. Suurepärane, Julgelt tullakse ja Vaaks usaldab Kotsarit ja Kreitsi läheb segama. Kreitsil on kasvu päris korralikult, üle 2 meetri. 16 punkti Kreitsi arvel. Jõesaar. Veel sööduga välja nüüd Vaaks, kas vastame? Vastame! Väga oluline, ei lase seda saba käest ära. Vahe taas 5 peale. Suurepärane, suur vise. Jõesaar. Kotsar läheb alla, Jõesaar võtab sinna vabaviske joone juurde. Vaaks ja nüüd läheb veel üks kaugelt. No nii! Nüüd on meie noormees hoogu läinud. Oi. Vanust 21, Illinoisi ülikool ootamas. Ja nagu me oleme rääkinud, me oleme otsinud seda meest, et kui meil läheb hapuks, kui meil läheb higiseks ja raskeks, siis kellele see pall anda ja mitte lihtsalt anda, vaid anda nii, et need võrgud saisevad. Ja nüüd on Kotsar ja Vaaks võtnud need olulisi viskeid järjest enda peale ja toonud meid tegelikult mängu tagasi. Mingast välja. Tundus, et see pall oli sisuliselt juba sees. Nii, Pökler pettega veel välja, Kotsar jätab ääre peale ja Vaaks olemas! Ja me läheme juhtima punktiga. Stefan Vaaks, 17 punkti. Ossamu meie. Ja meie järgmine rünnak, algav rünnak saab olema nüüd küll üliolulise tähtsusega. Siit on igal juhul vaja punkti lisa. Vaaks palliga, Karnik jääb tema peale ja võtab ise sammudega alla välja ja panebki palli korvi ära. Vahepunkt ja kiiresti lubas Spartan kutsub mehed enda juurde. Stefan Vaaks, 19 punkti, 4 söötu 25 minutiga. Ja läks kõik väga hästi. Sehnal viskas vabaviske mööda. Seda me küll kontrollida ise ei saanud ja Stefan Vaaks toob meile vähemalt 2 punkti siit juurde. Ja ma usun, et 2 peale tegelikult taheti ka minna, sest mängida on piisavalt. Ja kuna tšehhid kaitses vahetasid ja tsenter jäi Vaaksu peale, siis oli hea 1-1 vastu kohe.